rõõmusad on teil üks inimene hetkel. Kas arvad, et Eestis valmistatud, kasvatatud toidukaup on alati kõige parem valik? Kas oled kuulnud ökoloogilisest jalajäljest? Kas sa oled kuulnud süsiniku jalajäljest? Kui ära vahetada. Suur väike. Maailma mastaabis oleme me tegelikult väga suured tarbijad. Kui te internetist otsite sõna ökoloogiline jalajälg, seda hinnatakse globaalhektarit inimese kohta aastas. Öeldakse, et umbes, kui see arvutuse tulemus on 2,1, siis on see asi jätkusuutlik. Eesti kohta leiab erinevaid numbreid, leiab 7,9, mis tähendab sisuliselt, et meil oleks vaja 4 planeeti Maa, kui kõik tarbiksid samamoodi nagu meie, kes me siin Eestimaal elame. Leiab 6,7 ja lõpetuseks, kas sul jäi kõik kõht natukene tühjaks? Brasiilias, kuidas põllumaad juurde saadakse, Brasiilias on suured vihmametsade alad, metsi raiutakse maha ja tehakse istandusi. Nii et Brasiilia apelsinimaht võiks pigem tekitada teis ohutunde, et võib-olla võiks midagi muud valida. Kui te vaatate õunakoort, siis rohelisema koorega, kollaka rohelisema koorega, see õun on pärit Eestist ja punase koorega õun on pärit Itaaliast. Ja siis on meil veel viinamarju ja meil on ka jõhvikaid. Nii, siis leiva peale. Leivast kõigepealt. On erinevat leiba, on üks maheleib, mõisapreeleib turult toodud ja nende tehtud ka mahetoode üks sepikulaade. Vaatan, üks toorpiim on veel täitsa. Kas te kardate toorpiima? Ei toorpiima. Sest on teatud inimesed ka on erinevaid lähenemisi ja teatud inimesega tõesti otseselt kardavad, et seal võivad, kes teab, mis asju olla ja kellele ei meeldi ka maitse, ei ole harjunud, on harjunud pasteuriseeritud piimaga. Kas keegi seda karti lähemalt uuris? Šokolaadi või kakaotooteid ostes üks asi, mida te võiksite vaadata, kas siin selle toote küljes on kas õiglase kaubanduse märk, Fairtrade'i märk, mõned teist mahutavad, teavad seda märki, siin seda ei ole. Šokolaadi oli 2 sorti. Ma ei jälginud küll, kuidas see jagamine käis, et võib-olla lihtsalt see šokolaadi võtad kiiresti, et sa ei vaadanudki, mis see on. Milka, siit ei leia ühtegi viidet säästva säästvale või kaubanduse või säästva tootmise printsiibi järgimisele. Kaablid ja siis mina ei näe selles pildis mitte midagi negatiivset, sest et siin on lihtsalt kõrg, kus oli kunagi vesi, on siin elus loodusvaim. Kogu aeg ja sellel nagu nendel loomadel, kes seal elavad, neil ka vast ei ole enam kohta, kus elada, sest alguses oli 1984. aastal oli 6,7 miljonit ruutkilomeetrit sala. Ja nagu jah, et ei usu kõike, mis kohe öeldakse. Jah, et ka tegelikult need välja lõigatavad reklaamlaused ei pruugi üldse tõele vastata.
tetrapakke töödeldakse ümber niimoodi, et sealt võetakse, mida taaskasutatakse, on tegelikult peamiselt see kartong sealt. Ja väidetavalt seda tehakse Soomes, noh meil on Soome tegelikult suhteliselt lähedal ja siis tehakse veel seda ka Saksamaal kahes kohas. Et kui mõelda, et, et Euroopa peale kokku, et need ei ole just ümber nurga tegemised, et juba see mõju, et need sinna kokku koguda ja sinna tehasesse viia ümbersöötmiseks, et juba see mõju on ju päris suur. Mis on nagu parasjagu mille hooaeg on ja siis neid tooteid, mille süsiniku jalajälg on väiksem ja mis on vähem on. Ja et köetas kasvuhoones tulevad kõige suuremad tooted näiteks. Ja käia poes jalgsi, sellepärast et see 50% autoga minek on, see on meie arvestada. näiteks kui Suurbritannias elada, siis kõige parem hooaeg tomatitel on august ja septembrikuus. Kui läheb poodi autoga, siis ei näe koos sõpradega. Läheb koos sõpradega. Jah.